Ja võtamegi otsast selle suure põhjatu ja huvitava teema lahti. Kas maal saab ettevõtlusest leiva lauale? Meiega on täna siia arutlema tulnud Guido Ruusoja, Mulgimaa väikeettevõtja osaühing Puukamber juhataja. Siis on meiega ühinenud Liisi Kummer-Leman, kes on stiilipoe Moemuusa omanik, ja Liisi Kuivjõgi, kes on meie kadrasiirupi tootja A-arvu osaühingu juhatuse liige. Et aitäh teile siia tulemast. Natukene vihmane meil on, kes vihma pelgavad, siis siin laval eesreas on terve hunnik patju, võite ennast siia mugavalt istuma sättida ja kaasa mõelda ja julgelt ütlen kuulajad, kui teil on küsimusi, kui teil on seisukohti, mida te tahate jagada, andke märku, saate sõna. Arvamusfestivalile kombekohaselt vaba õhk, vaba aruteluruum ja vaba sõnakoht. Nii et kui on küsimusi, kui on seisukohti, andke märku. Aga minu esimene küsimus on võib-olla suunatud ikkagi arutlejatele endale ja küsiks teie käest kõigepealt siis seda natukene tausta tutvustamiseks, et milline on olnud teie lugu ettevõtjana maal? No mina võin siis vastata, et minu lugu on nüüd umbes juba natuke rohkem kui 4 aastat, aga ettevõtjana olen siis nüüd saanud 4-aastaseks. Taust on see, et kuna olen seda nagu laste kõrvalt kõike teinud, siis võin öelda, et siin maal olen 4. aastaks alles siis saavutanud siukse hoo nagu sisse. Et kõik see võtab aega ja ma saan aru et ettevõtluses on ikka see, et kui see esimese aastaga nullis või kasumis ei ole, et siis polegi nagu mõtet edasi vaadata, aga ma arvan, et see kannatus, mis minus on olnud, ongi mind just nagu edasi vedanud ja kui ma oleksin juba varem loobunud, siis seda lugu nagu üldse polekski. Et see lugu alles nüüd on tegelikult tekkinud ja nüüd see üldse läheb edasi. Et natukene täpsustasin siis ka, et mul on Kärdla Selveris elustiilipood, mis selles mõttes ma ei olegi nagu huvitatud ainult kaubandusega tegelemisest, mida nagu kauplus endast ette kujutab, et selle taga tegelikult peitub midagi enamat kui ainult lihtsalt pood, et selline loometegevus on minule väga südamelähedane ja reklaamiks siis, mis meie Hiiumaa boksis jagatavas Hiiulehe esilehe lugu on, et Hiiumaa koostöökogu just kinnitas oma protokolli, et saadi siis mitmed erinevad ettevõtjad said ettevõtluse arenguks erinevaid toetusi. Minu Moemuusa disainivabriku projekt sai siis 2. koha. See tähendab seda, et olen oma projektile saanud toetust ja kogukond on mind toetanud. Selleks, et seda toetust saada, ongi kogu see 4 aastat minu pingutusi olnud, tänu sellele ilmselt see on ka tulnud, et ma olen vist siis suutnud nagu ennast tõestada ja oma ambitsioone ja võimekust näidata, et selline, see ei ole nüüd tunnustus, aga võib ka seda tunnustusena võtta. Et selline toetus on siis tulnud. Et siit saab alguse ka kaubanduse kõrvale siuke Moemuusa kaubamärgi toodete tootmine ja läheb siis siuksele laiemale loometegevusele asi edasi. Et pood kindlasti jääb, sest et see on see koht, kus ma saan väljendada ja näidata seda, mida ma teen. Aga et siis oleks mitte, et ma ei müü ainult paljalt inimestele asju, vaid ma tahan anda midagi enamat ka neile võimalust panna käsi külge ja inspireerida kindlasti hästi palju inimesi tegema ise asju. Vot, minu väike lugu. Ma võib-olla küsiks siis niimoodi täpsustavalt ka, et millest sul tuli endise nõmmekana, nagu sa oled, idee, et vot ma nüüd lähen sinna Saaremaale oma Moemuusa... Hiiumaale, vabandust. Jah, Liisid ja Saaremaad ja saared. Kust sul tuli mõte endise nõmmekana minna Hiiumaale, Kärdlasse, et miks mitte siia samma loomelinnakusse?
Esiteks siis, kui mina läksin Hiiumaale, siis loomelinnakut veel ei olnud vist või vähemalt mitte sellisena, nagu ta praegu on. Teiseks, mul ei tulnud mõtet, et ma nüüd lähen Hiiumaale Kärdlasse, vaid eks elu ikka nagu näitas koha kätte. Minu elukaaslane on ju hiidlane, igipõline. Teda mitte kuidagi siin Tallinnas korteris ei sundinud elama, kuigi ma oleksin seda vist tahtnud. Aga siis mind sunniti pandi valiku ette, et kas nüüd lähed Hiiumaale või vaatad siis ise, kus sa nagu oled või mis sa teed. Ma nutsin öösiti patti ja mõtlesin, et Hiiumaa, no mis asja, miks ma pean sinna minema, mida ma seal teen. Praegu ma ei oleks mitte mingil juhul nõus tagasi tulema, võib-olla ainult see loomelinnakusse, aga siin on ka liiga palju konkurentsi. Aga eks mul on niisugune sisemine tung kogu aeg olnud nagu teha mingit enda asja ja tegelikult Hiiumaale kolides ja pärast pere loomist siis on nagu need minu ambitsioonid hakanud kõige rohkem avalduma ja ma hakkasin niimoodi salaja nagu ringi vaatama, et ma kellelegi nagu midagi rääkinud, et mul on nüüd äriideed, tegelikult äriideed kui seesugust mul ei olnud, et see ikkagi kasvas kuidagi välja minu enda hobidest käia mööda kaltsukaid ja otsida mingisuguseid huvitavaid leide. Ühel hetkel ma avastasin, et et mul on nagu tuba veits liiga palju asju täis ja need ei ole nagu minu enda tarbeks ja ma hakkasin oma ämma juures korraldama mingisuguseid laatasid lihtsalt oma perekonnale, sest et sealt käib väga palju inimesi läbi. Ja siis mul lihtsalt nagu tekkis vajadus hakata neid asju realiseerima, mis inimestele väga tegelikult meeldisid ja hakkasid juba mingid väiksed fännid tekkima. Ja vaatasin siis niisuguse pilguga Kärdla linna peal ringi, et ehk on kuskil mingi väikene toake, kuhu ma saan oma asjad üles sättida ja mõeldud-tehtud Kärdla turuplatsil oli siis moemuusa esimene niisugune väike poeke, mille peale ma praegu tegelikult nagu tagasi vaadates natukene naeran, et ikkagi niisugune veits hale tundub, et milline ma siis olin ja milline ma olen praegu. Samas aastad edasi ma naeran jälle selle peale, milline ma olin praegu. Et sai oma pood lihtsalt tehtud, et teen ära, löön ukse lahti ja siis vaatab edasi, mis saab, kuhu asi tüürib. Ja niimoodi ta ongi tüürinud, et ilma igasuguse äriideeta ma lihtsalt läksin, tegin seda, mida ma oskan teha, pakkusin teenuseid, mida ma oskan teha. Ja nüüd siis lõpuks 4. aasta lõpuks on saanud sellest hobist nii-öelda siis äriidee ja ka sellele projektile olen saanud raha taha. Niimoodi nagu juhtus. Väga huvitav lugu, aitäh. Guido, teie lugu on natukene teistsugune ja natukene ka pikem. Kuidas teie oma ettevõtte alguse saite? No pikem see lugu kindlasti ei ole. Pikalt võib rääkida, aga mõttetu. Et mingil momendil jõudsin nagu arusaamisele, et aitab küll sellest nii-öelda palgatöölisest, et tuleb midagi ise teha ja vaikselt nagu alustasingi selle asjaga. Siin firma tegin vist 7 aastat tagasi. Et algul sai mõeldud nagu teha väike puidutöökoda kodu juures hea tööl olla, aga sellest kujunes välja selline kõigepealt nagu palkehitus, siis läks ta renoveerimiseks ja nüüd on ta nagu üldehituse peale läinud. Ja kõike seda prüüan ma kodukandis teha nii palju kui võimalik, et mitte üle Eesti sõita või mitte kaugele sõita. Et tundub, et inimesed on nagu mind leidnud ja kui varem sõitsin tööle siin 35-40 kilomeetrit, siis nüüd ma arvan, et selline 15-20 kilomeetrit on nagu piir, kus ma tööd teen ja isegi paraku peab inimestele vahest ei ütlema, mida teha ei tahaks, aga lihtsalt ei jõua tööd ära tehtud. Et selline see lugu mul on. Et ilmselgelt sinu kodukandis on nõudlust selle järgi, mida sa pakud rohkem kui küll, et saab hakkama. Kindlasti on nõudlust rohkem, et küsimus on seal et kes ja mida teeb täpselt, et ju ma olen selle väikse nissi leidnud, et inimesed on nagu osanud mind otsida ja võib-olla ka tänu sellele, mida ma teen, et üks soovitab teisele ja nii edasi, et ega ma suurelt enda firmat kui sellist reklaamid nagu ei ole, mis nagu ongi maal, et info liigub suust suhu.
Tuttava soovitus on ju isegi kõige usaldusväärsem allikas, ma ütleksin. Ma usun, et see on kõige parem soovitus, et lihtsalt reklaam ajalehes, neid reklaame on ju kümneid või rohkemgi, et nii see asi on mul alguse saanud ja siiamaale olen ma elus püsinud. Väga tore kuulda. Aga jõuame siis nüüd Hiiumaalt, Mulgimaalt, Saaremaale lõpuks. Kuidas, Liisi, sinul on läinud ja milline on sinu lugu ettevõtjana? Jah, et alguseks ütlen jah, et olen saarlane, isa poolt küll osaliselt mandri inimene, aga elanud oma kogu teadliku elu Saaremaal. Ja minu lugu võiks öelda, et on paljude kokkulangevuste jada. Et olin lapsega kodus, seal samas Saaremaal, kõige läänepoolsemas, tol ajal kõige läänepoolsemas vallas, Lümanda vallas, nüüd siis ühinenud vallas Lääne-Saare Leedri külas. Ja vahepeal ära käinud, ehk siis kooli lõpetanud ja läinud elama siis nii-öelda Tallinna lähistele Tabasallu ja töötanud mõned ajad seal. Ja esimesed 2 last siis sündisidki meil siis nii-öelda väljaspool Saaremaad. Ja me teadsime kogu aeg mehega, et me läheme Saaremaale tagasi. Aga seda hetke me ootasime ja see hetk tuli ühel nii-öelda milleeniumi vahetusel, et mehele avanes võimalus, et ta saab Saaremaale töökoha, et siis see ongi see esimene punkt, eks ju, et kui on töökoht, et on võimalus minna. Mina olin veel väikese lapsega kodus ja siis me kohanesime nii-öelda taas seal, mina siis mehe pere juures nii-öelda nagu teises küla otsas, et ehk me oleme ühest külast pärit, et mina nüüd elan siis nii-öelda teises küla otsas, aga nüüd praeguseks hetkeks olen sattunud siis oma nii-öelda koju tööle. Ehk siis oma sinna koju, kus ma lapsepõlve veetsin. Ja see oligi kõik kokku niimoodi, et kui seda lugu rääkida, et siis oli idee, mis tuli läbi Tallinna ja said kokku inimesed, kes teineteist ei tundnud ja nad otsustasid, et teevad selle idee teoks, ükskõik mis siis saama hakkab. Ja siis ehk siis tegemist on Saaremaa kadakasiirupiga ja mind kuidagi haarati niimoodi kampa, et ma isegi ei pannud seda tähele. Et ühesõnaga oli idee, siis oli tegija ehk siis minu ema, et ütles, et mina teen siirupit, sina pead selle maha müüma. Ja niimoodi kuidagi sujuvalt nad haarasid mind kaasa. Aga see peab ütlema, et see algus ja see on väga äge on seda tagasi mõelda, et kuidas see kõik alguse sai, ja mis oli siis ja mis on praegu, nagu sa ütlesid, et ongi, ma tundsin paljudes punktides ära ka, et just seesama, et uskumatu, et kuidas, et ühest tühjast kohast saab äkki mingi sulle töö. Ja nüüd saab juba 5 aastat juunis ja nüüd ma ei tea, see on lihtsalt on töö, mida me teeme nii-öelda kõige sellises maailma ääre peal. Aga mis ma tahan öelda, et tegelikult kui sa oled maal elanud, mina, kes olen maal kasvanud, lambaid karjatanud, lehmi koju ajanud ja nii edasi, lehma ma ei oska lüpsta. Aga just see on nagu tähtis, et seesama, et sinu mees ajas sind, eks ju, Hiiumaale, aga kui on see tunne, et need juured on ikkagi seal sees, siis ei saa sinna mitte midagi parata. Et sa lähed varem või hiljem, käid ära, tuled tagasi ja see ongi see, et tegelikult see oma kodukoht, see toidab tegelikult sind ära. Tänu sellele, et sa tunned seda kogukonda, nad hoiavad sind. Jah, võib-olla sisse sulanduda, aga see on võib-olla teine jutt, et kui kes tuleb väljaspoolt, eks ju. Aga ma ei tea, küsi veel midagi.
eks ongi need 3 lugu mõneti sarnased, aga mõneti erinevad. Et üks ongi see, kes on lihtsalt leidnud enda hobist endale ettevõtte. Teine on sihuke teadlik otsus, et vot mina nüüd ei taha enam olla töötaja, vaid tahan olla ise enda peremees, ise ettevõtja. Ja 3. otsus on tegelikult tehtud sinu eest. Ja nad kõik on erineva alguspunktiga, aga selle aastate jooksul, mis on siis 4, 5 ja 7 aastat, mis te nüüd ettevõtjana olete tegutsenud, te olete ikkagi saanud iseendale jalad alla ja nüüdseks olete sealmaal, kus te näete, et jah, vot, on võimalik. Isegi kui ma teen enda hobist, isegi kui ma teen ise otsuse või tehakse see otsus minu eest, siis on võimalik maal ettevõtjana hakkama saada. Aga kindlasti seal on erinevad tegurid, mängivad rolli ja nii nagu ma kohe alguses siin kuulsin, siis ei tohi ka alla anda. Ja ma võib-olla küsikski niipidi, et mis on need takistavad tegurid, mis on valmistanud raskusi teie ettevõttega tegelemisel? Mina võin kohe öelda, et raskus on see, et natukene vähe niisugust minu tegevusvaldkonna sihtgruppi Hiiumaal on, et sa võid teha küll mingisugust ägedat asja ja kõigile meeldib, aga kui seal ikkagi niisugust sihtgruppi on vähe, kes reaalne klientuur on, siis on see niisugune ikkagi paras katsumus. Aga siis tulevadki mängu igasugused plaanid, et kuidas siis, sellepärast ma olengi nagu igasuguste nende maale elama asjadega kaasa läinud, et ka minu huvi oma äri koha pealt on, et kuidas siis tuua seda sihtgruppi sinna Hiiumaale ja mitte nagu ainult enda poodi, vaid ma peangi lähenema sellel tasemel, et kuidas saada neid kõigepealt Hiiumaale ja siis loota, et tuleb ka minu ärile siis vastavat. See on ikkagi väga suur mastaap, aga tuleb nagu kaugelt alustada, et see asi lõpuks nagu mingisuguse eesmärgini siis jõuaks. Et sihtgrupi puudus tõesti on ja sellepärast ma olen maale elama kampaaniale väga tänulik, et see on ikkagi väga suur võimalus praegu otseselt siin samas oma boksis neid inimesi endale muretseda. Ja just nagu ka oma selle tegevusega siis välja näidata, et see maastik on ikkagi nagu niisugune mitmekesine, et ka minul on sellele sihtgrupile, keda mina ise ootan, midagi pakkuda. Et jah, see sihtgrupp ongi saanud niisuguseks nagu takistuseks, aga tuleb sellega tegeleda, et see ei ole nüüd selline asi, et seda pole ja nii ongi. Et on täiesti võimalused olemas selleks, et see on niisugune nagu takistus olnud, miks kohe nii lepase reega kõik asjad ei lähe, et kui ma oleks tahtnud siis võib-olla kiiresti mingit tulu teenida, võiks kohe endale Hiinast tellida merekonteineriga mingisugust jama, aga see ei ole nagu minu huvi selles mõttes, et niisuguse sihtgrupi puudus veidikene on küll saare peal. Just nagu hooajaline on see ka, et suvehiidlaste seas see kõik on olemas, aga talvisel perioodil nagu kohalike seas on huvi võib-olla nagu mitte piisav. Ma saan aru, et sa samastud sellega. Jah, ma tahan öelda seda, et tegelikult iga see inimene, kes koha peal on, viib ju järgmise inimeseni, eks ju. Et see on see võimalus, et info ju levib järjest. Et minul selles mõttes jah, et kui algust mõelda, et raskused pigem oli see jah, et asi, mida ennem olemas ei olnud, et kuidas sa seda müüd. Et meie praegune nii-öelda müügistrateegia või ongi see, et me võimalikult palju käime laatadel ja meil on alati kaasas degusteerimise purgid ja pudelid, et inimene saab seda maitsta, et kes ei ole veel maitsnud ja me alati räägime kaasa, et see on see asi, aga loomulikult on kui mingil hetkel jõuab siis kohale see, et kuhu ma olen sattunud, kas siis ma arvan, et see jõudis mulle kuskil teisel aastal kohale, et mida ma teen tegelikult, et oli vaja õppida juurde kõike seda nii-öelda ärindust ja millega ma polnud üldse varem kokku puutunud. Et jah, et pigem on see asi jah, et täitsa nullist alustada niimoodi, aga jälle tagantjärele. Ma ütleks, et see on hästi kasulik tegelikult, et see sihtgrupp seal nagu puudub ja ka teie puhul, et see nagu sunnibki sind oma ettevõtet arendama, et sa peadki leidma siis oma turu laiendamiseks võimalusi ja
siis see asi nagu kasvab suuremaks, kui sa tahad oma asjaga siiski tegeleda. Et tuleb olla leidlik, kuidas jõuda inimesteni ja kuidas viia inimesteni see sõnum, et vot see toode on hea, kvaliteetne, peaks sulle sobima, sa peaksid seda tarbima. Millised on olnud teie raskused? No tegelikult on need raskused vist seotud rohkem sellise väikeettevõtte probleemiga, et kui tahad nagu suuremat tööd võtta ette, siis võtaks nagu mõne töölise, aga kuna inimesi maal on vähe, siis ega seda töölist nii väga ei leia ja kui sa leiad, siis on ta 2 nädalat tööl ja esimese palgapäeva aeg ta kaob. Või teine võimalus, et võtad noore mehe tööle, naabrimees tuleb, ütleb, et tule laeva ehitama, ma maksan sulle 2 korda rohkem palka. Et just sellise tööjõu probleemid on, ma arvan, sellised suuremad probleemid. Et kõik see asi käib võib-olla kõige rohkem läbi tutvuste, et saad mõne hea töömehe kas või mingiks ajaks. Et muidu nagu nii see elu paraku on maal. Natukene need teie takistavad tegurid või raskused, millega te olete kokku puutunud, on suhteliselt subjektiivsed või selles mõttes, et nad on seotud inimestega ja inimkäitumiste, tarbimiste ja harjumustega, on ju. Üks asi ongi tarbimisharjumused, teine on tööharjumused ja turuharjumused, on ju. Aga mis on olnud teie jaoks võib-olla sellised soodustavad tegurid, et mis on aidanud kaasa teie ettevõtte arengule just sellest perspektiivist, et te olete maal, et te olete eemal Tallinnast või kuskil kaugemal ära, teil on oma kogukond, oma kodukoht. Mis on need soodustavad tegurid selleks, et teie ettevõte on seal maal, kus ta tänaseks on? No võib-olla ma siis ise alustan, et minu jaoks on nagu olnud positiivne just see kogukonna väiksus või ütleme teistpidi, et üksteise tundmine, et sind teatakse, sind soositakse, kas või mõne hinnapakkumise suhtes alati vaadatakse seda, kes on nagu teatud piirkonnast, kes oskab midagi öelda, et ma kujutan ette, et siin Tallinnas ei tunne naabrit ka, et paraku vallas tunnevad kõik kõiki, et see on võib-olla selline positiivne olnud ja toetus selline, et kui sul on ikka abi vaja olnud, et siis alati on see abi ka saadud, et ei ole nagu nii, et kes sa üldse oled ja mis sa tahad, et selles suhtes on see kogukonna toetus on minu arvates just see põhiline pluss, et see on niisugune ühtne tegur erinevates aruteludes, kõik Tartu maale elama messi arutelud ja tänane hommikune arutelu, kõik jõuavad ikkagi selleni välja, et see kogukond, kus sa oled, mängib väga suurt rolli. Liisi, milline roll on olnud Kärdla kogukonnal sinu ettevõtte arengus? No praegu võib seda väga tugevalt näha, et on ikkagi silm peal hoitud ja on mulle kõvasti pöialt hoitud. Ja tegelikult mõnes mõttes jällegi see kogukonna väiksus tõesti nagu on võimaldanud seda, et ma olen oma niši leidnud, et väikeses maakohas on ju sellised põhivajadused alati esindatud ja selliseid eksklusiivseid või mis iganes väiksemaid tegemisi on just vähe, sest et seda sihtgruppi on vähe ja nii edasi. Aga minu jaoks on see just selline vaba maa, et võta ja tee, et see oleneb lihtsalt sellest iseenda võimekusest seda asja üleval hoida ja vedada ja mitte lusikat nurka visata. Et kuna Hiiumaa suhteliselt väikene koht ikkagi, siis minu jaoks on see tõsine eneseteostusmaa. Mul on seal väga palju võimalusi seda kõike vedada ja korraldada. Et selline, ma räägingi, et siin Telliskivis ju näiteks ongi konkurents nii tihe, et eristuda on väga raske siin. Aga väikeses maakohas, kui sa teed midagi, mida inimestele tegelikult siiski vaja on, siis on sul suurem võimalus ikkagi läbi lüüa. Aga kuidas sina uusmaakana, kes õhtuti patja nuttis, jõudis selleni, et see kogukond teda toetab ja hoiab silma peal ja tunnustab? Vot seda tahaks nüüd mõne kogukonna inimese käest küsida, et miks te siis mind nagu niimoodi olete vastu võtnud.
ma ei oska öelda, ma ei taha ju ometi siin niimoodi kõva häälega ennast kiita. see ei ole jah väga eestlaslik, see enesekiitmine, aga natukene võib. Me täna lubame. Sa tegid selleks, et kogukond sind omaks võttis? See võtab ikka mind väga mõttesse praegu, ma ei tea, kas te viitsite siin mingeid tunde ja hakata minu mingisugust filosoofiat ja filosofeerimist kuulama hakata, et selleks võib minuga kuidagi eraldi ühendust võtta või kokku saada. Aga ma ei tea, võib-olla see on ikkagi minu mingisugune sihuke sisemine tuli, mis põleb, mis tahab kuidagi edasi pürgida, et ma lihtsalt oma elus olen niivõrd palju aega raisanud ja nüüd ma laste kõrvalt eriti näen, et aeg on ikka nii kallis ja ei ole nagu võimalik edasi lükata seda eneseteostust, siis ma lihtsalt väga agaralt tahan jõuda mingid teatud eesmärkideni ja ilmselt siis võib-olla ma olen kuidagi olnud eeskujuks inimestele või on just see karakter, mida tahetakse seal kogukonnas näha, et võib-olla sellepärast on siis kuidagi seda minu agarust toetatud või ehk see põhjus. Eks ma küsin pärast kellegi käest, kas oli õige või oli väga vale. Väga hea. Aga Liisi, sinu puhul, kuidas on Saaremaa kogukond, sinu enda tegelikult ka lapsepõlve kodukond? Omaks võtmine kindlasti oli lihtne, sest sa läksid ju tagasi koju. Aga kuidas on sind või mis on soodustanud sinul ettevõtlusega tegelemist maal? No ma pean ütlema, et ma selles mõttes ma olen tänulik oma emale, et kes seda siirupit on algusest peale keetnud ja kes teab seda nii-öelda võlusõnu ja retsepti saladusi. Et tema ilmselt aura on selline olnud, et need inimesed on meieni jõudnud ja see kogukond, ükskõik kuhu me ka läksime oma nii-öelda tee alguses Kuressaares, siis kas Saarte Koostöökogusse või Veterinaar-Toiduametisse, me saime alati vastused. Meile oli väga positiivsed ja seesama, et silm peab särama ja see särab siiamaani, ma arvan praegu, kuigi ütleme niimoodi raskusi on, eks ju, kellel ei oleks. Et meid jah positiivselt üllatas see, et inimeste uudishimu oli alati nii suur, aga see uudishimu on nii positiivne. Selles mõttes, et ta annab alati meile tagasi, ta annab nii palju energiat tagasi ja muidugi müts maha ka ema ees ja isa ees, kes lubavad enda koju praegu inimesi oma õue, ema aeda vaatama, siis degusteerimine, mida me toimetame seal, eks ju, ja et see on see, et sa saad selle, mis sa vastu annad. Mulle natuke tundub see selline paradoks, et ühelt poolt kõige suurem takistav tegur on inimeste puudus, tööjõupuudus, sihtgrupi puudus, aga kõige suurem soodustaja on ka inimesed, see kogukond, kes toetavad, see sinu lähedased. Kuidas sa suudad, kui te mõtlete natukene ajast tagasi ja just maal elama messi inimese seisukohast, et kui mina olen see, kes tahaks kolida maale ja võib-olla tahaks tegeleda mingi ettevõtlusega, kuidas ma tean seda valikut teha, et ma satuks sellele õige kogukonna otsa, kes mind toetab ja samas, et seal oleks ka piisavalt inimesi, et neid takistavaid tegureid natukene võib-olla vähendada? Vot seda ma isegi võib-olla ei oska öelda, mis või kuidas nagu seda ettevalmistustööd nüüd peaks tegema, aga praegu mina arvan, et ma reklaamin lihtsalt natukene Hiiumaad, et Hiiumaal on väga tugev ettevõtluse arendus käib, et see on niisugune väga soodne koht seda just seal arendada, sest et on väga palju koolitusi, võimalusi, et ennast täiendada. Teiseks on niisugune kerge inkubatsioon toimub ka koha peal. Et ma arvan, et tulekski nagu lähtuda sellest, et kui kuskile maapiirkonda suunduda, et siis lihtsalt eelnevalt tutvuda või ideaalne võimalus just praegu seda siin teha, et millised nagu tingimused nendes maakondades on just ettevõtluse arendamise valdkonnas. Selleks ei pea alati muidugi olema mingisugust eraldi keskust, mis Hiiumaal õnneks olemas on, aga kuidagi ikkagi tuleks kohe niisugune eeltöö ära teha.
ja soovituslikult siis, kui on sihuke õnnelik fortuuna, et vot lähen sinna maakonda, siis Hiiumaal oleks selleks tingimused päris head. kuidas teistes kogukondades on? Kas on soodustavad tegurid ettevõtluseks, nii nagu on Hiiumaal või kuidas Mulgimaal on? Väga raske on öelda. Tegelikult ma arvan, et igal pool on ju oma kogukonnad, et kõigepealt peab olema see tahtmine inimesel sinna kogukonda nagu sulanduda. Et vägisi ju kedagi sinna tuua ei saa. Ma usun, et Mulgimaal ikka toetatakse, kes on ettevõtlik inimene ja sinna tulla tahab, et keegi nüüd takistusi küll päris tegema ei hakka. Et ma arvan, et see on ikkagi inimese enda soov sellega kokku sulanduda ja võtta sellest nagu maksimum, et siis teda toetatakse igal juhul. Vahepeal ütlen kuulajatele, et tulge julgelt, istuge siia pattide peale, te ei pea seal vihma käes ligunema, natukene kurb on vaadata teid. Aga soe vihm, no siis on hea, siis on suvi käes. Jah, sama asi, et raske on öelda ja raske on soovitada midagi, aga mulle meeldib see, kuidas te alustate kõik, et hästi keeruline on seda vastata, aga siis tulevad tegelikult nii head soovitused, on ju, et ole avatud, ole hakkaja, tee nagu, et kokkuvõttes need soovitused tulevad teil siin väga loomulikult, aga siuke eestlane ikkagi natukene pelgab. Ja vabandust, ma mõtlen praegu meie küla noori, kes tulid 3 aastat tagasi Leedri külla, ostsid omale talukoha ja et mis nemad on nagu rääkinud, ma selles mõttes otseselt annaks sellise mõtte edasi, et nemad ütlesid, et jah, et ei tasu seda kohalikku peljata. Et mine kohaliku juurde, küsi kas või ta käest puid, kuigi võib-olla sul on mingi varu olemas. Puid või siis naabri perest hapukurgi retsept perenaise käest, et sa lood niimoodi vaikselt suhteid, sest et eks ka keegi ju ei taha maal näha sellist võib-olla inimest, kes niisama on. Et kõik, et võib-olla sind võetakse paremini vastu, kui sa tegutsed. Et see võib olla naiivne natuke, aga ma arvan, et see sulandumine neil konkreetselt sellest paarist, kellest ma räägin, et nad on küll väga õnnelikud, et nüüd võite hästi vastu. Et nemad olid oma selge otsuse teinud, et see otsus ka, see maale tulemine, et see kas ei olegi lihtne, me kõik teame seda ju, sest kes on maal elanud, on paremad, halvemad ajad. Meil on näiteks see asi, et meil on kilomeetri kaugusel lasteaed ja kool, kus olen mina käinud ja minu mees käinud. Nad on alles. Lapsi on, noori on, et käivad küll ära, aga jälle tulevad tagasi ja mis on muidugi postkontorit ei ole enam, velskipunkti ei ole enam, sellised asjad, et tasakaal on paigast ära, et isegi Saaremaal on juba probleem arstide puudusega näiteks. Et nihkes on asjad, et see teeb nagu murelikuks, et kui kutsume maale, tulge maale, aga samas on see tasakaal tõesti paigast ära. Aga mida oleks vaja ühes kogukonnas siis kaasa aidata teha, et see tasakaal ei läheks veel rohkem paigast ära või et need asjad ei läheks veel kehvemaks? Et üks asi ju, mida tihti räägitakse, ongi see, et inimesed lähevad maalt ära. Aga miks nad lähevad maalt ära? Miks on see, et on vähe tööjõudu, kuigi pakkumust ju on? Kuigi meil on ju kohe siin lavalt näide võtta, et sul oleks inimesi vaja tööle, aga pole inimesi, kellele seda tööd anda. Et mida me saaksime teha selleks? Üks asi on muidugi kutsuda uusi inimesi juurde, aga ega nemad ei hoia ju koole avatuna või arste piisaval arvul seal kohalikus kogukonnas. Et muidugi kogukond ja ettevõtlus käivad käsikäes. Kuidas nad saavad üksteist toetada? Ühest retsepti siin anda, et vot nii on võimatu vist, et võime siin poliitikat kiruda ja maksusüsteeme ja ma ei tea mida kõike, aga ega sellist ühest retsepti ei olegi. Teeme nii, nüüd on kõik korras. Kindlasti ei olegi, aga mis oleks võib-olla need, kuidas saaks alguse? Kust saaks üks väike kogukonna liige alguse teha?
tulla maale. mina arvan, et hästi oluline on eeskuju ja meie, kes me nüüd siin oleme maal ja siit praegu ära minna ei plaani, siis eeskujuks olemine väga tähtis. Et kui oled siin ja ära ei lähe, siis teiste inimeste inspireerimine on väga oluline ja no ma ei tea, kui suured tulemused sellest muidugi nüüd koheselt loetavad on, et vot minu eeskujul jäi siia 10 inimest, nüüd jäi. Niimoodi see ilmselt ei käi, aga peab olema eeskujuks, siis on ikkagi suurem potentsiaal, et keegi nagu vaatabki sinu pealt, et näe, tema on tubli ja mina tahan ka nii tubli olla. Ja siis võib-olla hakkab nagu mõtlema natukene selliseid helgemaid mõtteid. Selles suhtes teie 3 olete kindlasti eeskujuks, mitte ainult sellega, et te maal olete ja seda elu seal naudite, vaid ka see, et te olete iseenda tööandjad maal, et te saate hakkama selles keskkonnas, kus te toimetate, nende võimalustega, mis see kogukond teile pakub ja olete selles mõttes ettevõtjatena täitsa edukad. Et kindlasti sellega ma olen nõus, aitäh Liisi, et eeskuju on väga oluline ja selle näidete toomine, nendest näidetest rääkimine on juba üks samm, millega saab aidata kogukonnas natukene elu elavdamisega. Aga kui me mõtleme jälle tagasi natukene nende messi külalistele ja sellele, et nemad alles mõtlevad maale kolimise peale, et on ka endised või siis veel isegi praegused nõmmekad ja lasnamäelased ja mustamäelased ja tartlased ja mõtlevad salamisi, et võiks kolida maale. Ja veel enam, võiks hakata maal tegelema oma ettevõttega. Mis on need esimesed asjad, millega ta peaks arvestama? Muidugi, meil on siin erinevates aruteludes käinud, et on raske, vahepeal ei lükata talvel teed lahti, siis on keeruline, kuidas nüüd jõuda kliendini või mis on nagu need siuksed väiksed aspektid, millega teie oma igapäevaelus kokku puutute, millega üks uus maakas võib-olla ei oska arvestada? Tuleb varuda kannatust. Oma näitel võingi täpselt öelda, et ei saa otsustada, aasta aega on ju nii lühikene aeg. Selle põhjal ei saa kindlasti otsustada, et kas sa nüüd olid edukas või on sinu idee läbi kukkunud, et see võibki võtta 5 aastat aega ja siis alles asi hakkab veerema. Loomulikult siin see finantspool võib saada väga kõvasti kannatada ja saada osutavaks, et sa lihtsalt ei ole võimeline edasi jätkama ja niimoodi venitama. Aga kui kuidagi nutikalt need asjad läbi mõelda ja leida võimalused, siis tasub ikkagi kannatust varuda ja ennast arendada, et siis lõpuks ikkagi on suur tõenäosus, et saab sisse elatud, et sisseelamise aeg ja kannatlikkus maakohas võtab aega rohkem kui linnas, et siin sa võidki selle 1 aasta jooksul lihtsalt läbi põleda ja ongi kogu lugu, aga selles mõttes on see pikk sisseelamise aeg ka parem, et selle aja jooksul sa arened ise palju rohkem, sa tutvudki selle ettevõtlusmaastikuga, sa saad selle 1. aasta jooksul aru, et ahah, siin need asjad niimoodi ei sobi, et siin tahetakse hoopis niimoodi saada, siis sa oledki võimeline ennast ümber reguleerima ja lõpuks ka vastama siis selle asukoha nõudlustele ja tingimustele, et enda selline reguleerimine õigele suunale on sellise aja jooksul ju tegelikult väga mõistlik pigem. Et avatud suhtumine, avatud suhtlemine kogukonna sulandumisega ja kannatlikkus selleks, et oma ettevõttega püsima jääda ja jätkusuutlikuks muutuda. Väga head 2 sihukest märksõna minu jaoks. Et mina ütleksin võib-olla see, et kui saarele näiteks tulla, et saarel on palju ju see hooajalisus, eks ju. Et talvel on rahulik ja unine, aga võib-olla siis sellele inimesele, kes tahab maale tulla, et tulla just nii-öelda sellel rahulikul ajal, talvisel ajal ja siis vaadatagi ringi, et mis variandid oleks siis, kui et aastaringselt nii-öelda hakkama saada, et oleks leib laual ja raha liiguks, et mis oleks see, mis ka talvel töötab. Et võib-olla see, et hakata sellest nii-öelda raskemast punktist, et kui on suvel ja inimesed ümber ringi, siis on lihtne. Mina olen näiteks alati oma asjad kõik avanud talvel, kesktalvel ja tegelikult ma arvan ka, et see on just õige aeg, et talv on muidugi raske aeg, aga siis sa nagu
põmm tuledki sellel raskel ajal, see huvi ongi tänu sellele palju suurem ja siis ta nagu hakkabki vedama just selles raskes kohast nagu kuidagi paremini, et suvel tuled alustad, siis talveks on sind juba harjutud sinuga, aga vastupidi, et pigem niisugune raske aeg alustamiseks on võib-olla isegi et strateegiliselt õigem. Guido, on sul midagi lisada? Tegelikult ei ole, et kõik ju öeldi ära, et varuge natukene kannatust ja lihtsalt pealehakkamist ja ma usun, et kõik asjad saavad lahendatud. Tundub hästi lihtne, aga ettevõtlus kui selline ju tegelikult on aega nõudev, energiat nõudev, te ise ütlete ka siin, et sa pead olema avatud ja kannatlik, silm peab särama, õhinapõhiselt peab nagu tegema asju ja kaua peab asju tegema. Aga mis on ikkagi, kui me mõtleme ettevõtlusest linnas, ettevõtlusest maal, siis nii nagu ma teie jutust siit aru saan, siis peale selle inimeste suure rolli väga suuri erinevusi ei ole või on mõned erinevused, mis vahet on, kui sa tegeleksid oma ettevõttega linnas või maal? Kas kadakasiirupit saaks teha Tallinnas ka? No oleme selle peale mõelnud, jah. Ja võib-olla kunagi ka teeme kuskil linnas. Et jätame alati need otsad lahti, aga erinevus linnas ja maal, et inimene on lähemal siis linnas. Võib-olla see. Aga konkurents, kõik asjad. Et ma ei oskagi rohkem praegu. Konkurents käis Liisi teie jutust enne ka läbi, et Kärdlas on nagu konkurents väiksem ja seetõttu seal on lihtsam. Nii et kas see on isegi siis nagu soodustav tegur? Kahe otsaga asi. See on soodustav tegur, et konkurentsi on vähem. Samas minu jaoks on alati ju ka palju kogemust juba sellega, et konkurents elavdab ettevõtlust, peab ütlema. Et alati on nagu niisugune trots sees, et ahah, see nüüd tuleb ja teeb midagi samasugust, aga ei, mina suhtun sellesse alati väga hästi, et see paneb nagu mind rohkem pingutama, avastama jälle minu enda uusi nišše, et selles mõttes muidugi väikses kohas nagu tekib küll selline mõte, et tahad nagu ainuvalitseja olla, võib-olla see minu enda mingisugune fiktsioon praegu, aga tegelikult ikkagi on see kahe otsaga asi. Konkurentsi vähesus annab mingid võimalused, aga samas ka tekkiv konkurents jällegi muudab sind tugevamaks. Ja see näitabki seda, et kui suutlik sa oled, et kui tuleb tugevama konkurent ja sa jääd talle alla, siis ongi siin küsimuse koht, et mida sa peaksid muutma, et ennast täiendada. Samas, kui on näha, et sa oled ikkagi tugevam, siis on ka see hea. Kuidas puidutööstusel on või puideehitusel? Kas oleks mingit vahet, kui sa tegutseksid oma ettevõttega mitte Mulgimaal, vaid siinsamas Tallinna kandis? Mis muutuks? Ma arvan, et tegelikult oleks elu vist natukene lihtsam. Teed sellist konveieri tööd, nagu ju need uuslinnaosad siin tekivad, et ehitad. Aga kuidagi maal on see asi nagu natuke teen reklaami endale, et reklaambrošüür Alliste valla laua peal, igal majal oma lugu, et no täpselt nii ta ongi, et maal on sellel majal oma lugu. Ühtegi asja ei saa võtta nii, et tuleb nagu masstoodanguna kusagilt teha, sest kõik on erinev, kõik on natuke selline loovtöö ka, et selles suhtes on raskem, aga ka kordades huvitavam, kui teha mingisugust masstoodangut. Ja ma ei oska öelda, ma arvan, et konkurentsi on ka maal tegelikult piisavalt, et ma ei usu, et linnas nüüd oleks palju kergem, aga just see loovus, et sa pead natuke mõtlema ka, mida sa teed, mitte niimoodi lihtsalt mõttetut või mitte mõttetut, vaid ütleme teistmoodi siis nagu robot teed tööd, et see nagu, ma arvan, et mingil momendil saaks vist isu täis lihtsalt. Väga hea, et sa selleni jõudsid, sest see oleks ka minu jaoks üks huvitav suund selle maal ettevõtlusega tegelemise juures, et see käib teil siin nendest vastustest ka läbi, et see enda suhtumine ja vastupidavus
ja enda sihuke kannatlikkus, et on olulised iseloomuomadused, mis aitavad kaasa ettevõtte edule maal. Aga kuidas ma saan ettevõtjana maal hoida enda silma säravana ja mis aitab mul ennast motiveerida, et ma ei annaks alla ja et ma paneks nendele raskustele vastu ja jätkaks enda tööd, enda ettevõtte arendamist, selleks, et ma saaksin ikkagi enda leiva lauale enda ettevõttest. Mis teid motiveerib järjepidevalt juba mitmendat aastat vastu pidama ja kannatlikult edasi toimetama? No see toimetamine on tegelikult nii ja naa, et ma arvan, et ongi motivaator see, et sa tahad, et sul leib oleks laual. Muidugi oleks ilus ju üleöö rikkaks saada ja hästi elada ja nii edasi, et mis seal salata, olen ka proovinud linnaelu, aga kõva aasta pidasin vastu. Kuna ma olen ka elupõline mulk või vähemalt Mulgimaal elanud enamus oma elust, siis juba see, et ma tahan seal elada ja kuna tahan ka leiba lauale, siis see mind motiveeribki tegutsema. Ehk vajadus sunnib, vajadus kutsub ja motiveerib. Täpselt nii, et kõigepealt peab tahtmine olema, küll siis muuga järgi tuleb. Jah, samad sõnad, et motiveerib see, et ma tean, ma saan ise oma elu korraldada. Kuigi see 24/7 on niikuinii kogu aeg mõtted, et kuidas, mismoodi see asi, et ega sellest ei pääse niimoodi, et kui ma sealt ühest küla otsast teise lähen, et see siis nii-öelda töö lõpeb ära, on ju, ei ikka õhtul ja lastega arutades asja ja just, et pigem, et motiveeribki see, et oma pere ja tähendab see ju tegelikult see minu või meie eeskuju, jälle eeskujuni jõuame, et ma usun, et see peaks peegeldama ka väljapoole. Et just selles mõttes, et mu enda lapsed näevad, et saab hakkama, et kogu aeg lahendusi või võimalusi otsides, et see annab ju neile ka tegelikult selle kindluse, et julgus proovida, et see julgus just täpselt see ongi väga tähtis. Liisi, mis hoiab sinul silma säravana või mis sind endiselt 4 aastat hiljem ka motiveerib oma ettevõttega edasi tegutsema? Mul on selline asi, et mitte, et ma oleksin ise niisugune tahtlik üldaktivist, et teen ükskõik mida, et ainult saaks aktiivne olla. Et pigem on see visioon, mis ennast mulle pidevalt ilmutab ja kui ma nagu hakkan tegutsema, siis lihtsalt asjad lähevad nii, nagu nad peaksid minema ja suund tundub olevat õige. Siis see ongi see õnnestumine nagu ongi see motivatsioon. Mitte, et ma saaks nüüd öelda, et kõik õnnestub, vahest läheb ka luhta ja selle kõik hea tasakaalustab alati mingil muul tasemel mingi halb asi. Aga kuna ma ei ole nagu otseselt ise mingit ideed genereerinud, vaid see pidevalt kujuneb niimoodi ja see visioon kuskilt kõrgelt ülevalt tuleb ja kuna ma olen võimeline kuidagi seda haarama, siis see, et see liigub nagu õiges suunas, kõik on positiivse tagasisidega, siis see on minu niisugune sisemine motivatsioon edasi liikuda. Ehk siis, kui keegi ütleb sulle paar head sõna, siis niisugune väike lihtne asi ka motiveerib edasi tegutsema. Väga, väga tore. Ja see viibki mind võib-olla meie arutelu minu jaoks ühe olulise lõpuvaldkonna juurde, et üks asi, mis on hästi oluline, nagu me juba eelnevalt arutelus välja tuli, on see kogukond. Aga kuidas sina kogukonna liikmena, mitte nüüd võib-olla ise ettevõtjana, aga kogukonna liikmena saad aidata kaasa ettevõtluse arengule selles kogukonnas? Et ma mõtlen, et kui teid on aidanud niisugused lihtsad asjad nagu lihtsad sõnad ja paar toetavat pilku või ka tarvitamine ja teie teenuste ostmine, siis mida veel saab üks lihtne kogukonna esindaja ära teha selleks, et ettevõtlust aidata?
no meie ise oleme julgustanud oma küla inimesi sellega, et tooma siis hoidiseid või oma tehtud käsitööd meie nii-öelda veranda peale koos siirupiga müüki näiteks. Et see on üks variant, et näidata inimestele, et see nende kätega loodud asi on ka väga tähtis ja võib-olla on keegi inimene, kes just selle peale nii-öelda tuleb ja leiab selle ja annab temale võimaluse. Ja muidugi oleme ka nii-öelda oma külaga olnud aktiivsed, näiteks, et mitmendat aastat sõidab meie külast läbi Saaremaa ralli ja oleme kutsunud külanaisi üles, kuigi meie külavanem on ka väga hea kokk, aga ta pole siiamaani või teinud suppi näiteks tegema või nendele rallikülalistele suppi pakkuma, et noh, see on üks hetkel see nii-öelda teenimise võimalus ja jälle võib-olla sellest kasvab jälle midagi välja, sa ei tea tegelikult kunagi, et ma ei saa öelda seda, et miski ei ole nii-öelda kasulik või edasiviiv või selles mõttes, et igal asjal on mõte ja sa ei tea kunagi, kust midagi areneb välja. No ma ütleks ka sellist asja, et kui enne oli siin juttu näiteks, et mul tööjõuga on probleeme, siis alati ma otsin seda tööjõudu nagu oma kogukonnast kõigepealt ja ütleme ka teenuseid tarbin kõigepealt oma kogukonna omasid eelisjärjekorras ja siis võib-olla vaatan kaugemale, et mitte ei jookse kohe linna, kus on võib-olla nad natukene odavamad need asjad, aga ikkagi proovin nagu kodukohas oma asjad kõigepealt korda ajada ja kui abi sealt ei ole, et sel juhul nagu minna alles kaugemale, et ma arvan, et ka see toetab juba igat algajat ettevõtjat või üldse ettevõtjat kogukonnas. Täiesti nõus, kindlasti see, isegi kui väike kliendibaas, siis ikkagi kui kogukond on sinu esimene kliendibaas, siis juba see väga palju aitab. Täpselt. Väga hea. Liisi, kuidas sul on? Koostöö on väga tähtis, et väikeses kohas võib tekkida küll selline koht, et igaüks on midagi ise saavutanud ja siis on, kuidas sa nüüd võtad endale punti kellegi, kes võib-olla pole midagi teinud. Võib-olla sellel tasandil just nüüd ka ei pea seda asja võtma, aga koostöö ongi hästi oluline, et ei saa niimoodi olla ahne ja tõmmata jalaga kriipsu vahel, et siin on minu maa ja siin on sinu maa. Et ikkagi ju me tegelikult võitleme ühise eesmärgi nimel, me tahame ühiselt teha midagi head oma piirkonnale. See kõige väiksem ebatähtsam asi tegelikult on siis, et oma ettevõttele tulu teenida, mis on muidugi kõige olulisem ettevõtluse praktikas, aga et tegelikult ongi ju koostööd tehes lihtsam neid eesmärke saavutada ja lõppkokkuvõtteks toob see lõpp siis ka sulle kõige rohkem kasu lõpuks. Et inimesed nagu kipuvad ära unustama seda ja ainult oma kapsaaias ringi vaatama, ja ma saan väga aru sellest, et seda oma mõttemustreid murda on keeruline, aga tee siis natukene mingi aken või värav või silmakene kuskilt lahti ja hakka vaikselt sisse laskma, siis võivad avaneda veel palju rohkem uksigi. Et siis see avatud suhtlus ja üleüldine kogukonna põhisus, koostöö, nii nagu sa ütlesid, ei ole mitte ainult olulised ettevõtjale endale, vaid tervele kogukonnale, sest lõppkokkuvõttes ju kogukond saab ka kasu sellest, et sealkandis tegeletakse ettevõtlusega. Ma olen üles kirjutanud selle arutelu jooksul terve rida siukseid omadussõnu, mis ilmestavad seda inimest, milline on maapiirkonnas ettevõtlusega tegelev inimene. Ma olen siin kirja saanud leidlik, avatud suhtleja, ma olen kannatlik, särava silmaga hakkaja. Et need kõik kirjeldavad mingit siukest inimtüüpi. Aga kas need eeldused ongi siis ettevõtlusega tegelemisel see, et sa oled just seda inimtüüpi? Või on ka mingi muu faktor, mis rolli mängib? See võiks kõik olla pigem ikkagi tulemus pärast ettevõtjaks saamist, et kui sa hakkad ettevõtjaks, siis sinust võib saada selline inimene, et need, kellel võib-olla nendest omadustest puudu jäävad, siis proovige lihtsalt ettevõtlust.
mulle väga meeldis see soovitus, aitäh Liisi selle väljaütlemisest, et sul ei ole vaja neid eeldusi selleks, et hakata ettevõtlusega tegelema, vaid kui sul on idee, siis proovi, hakka samm-sammult pihta ja siis see tuleb ise. Sa ise näed vajaduspõhiselt, kus on vaja olla särasilmne, kus on vaja olla kannatlik, kus on vaja olla leidlik. Jah, see on kõik nagu tore küll selles mõttes, aga kui nüüd ikkagi langeda niisuguse tõsise ettevõtluse tasemele, siis ma kujutan ette, et mingisugused kuivamate erialade esindajad nii loovalt asjadel ei luba läheneda, et ikkagi ju ettevõtluses on teised eesmärgid, aga võib-olla see teema nagu puudutab niisugust loomemajandust rohkem, aga need valdkonnad on väga laiad ja tegelikult soovitaks juba ka niisugustel suurkontsernidel ikkagi mõelda loovamalt ja see on ju meie kõigi võit. Täiesti nõus. Ja loomulikult mingites aspektides tuleb mõelda loovalt, mingites aspektides tuleb olla hästi pragmaatiline ja kalkuleeriv ja ratsionaalne. Et need oskused on ka maal vajalikud. Liisi, kuidas sul on? Ja ma tahtsin, mul tuli praegu sellega seoses meelde jah, et tähtis on vastu võtta otsus. Et kas see on ei või on see jaa, aga tähtis on see vastu. Ja minu kogemus see, et mitte, jah, mõne asja puhul peab mõtlema pikalt, aga mõne asja puhul võib seda ka kiiresti teha ja vaadata, mis siis saama hakkab. Sest et alati saab muuta ei jaaks või jaa eiks, ma arvan. Ehk siis otsustuskindlus ja sellesama otsuse juurde paika jäämine. Väga hea. Ma arvan, et mina olen küll saanud siit niisuguse väikse annuse või doosi lootust selleks, et olenemata sellest teest, kuidas sa jõuad ettevõtluseni, ükskõik kas see on sulle niisugune sunnitud otsus või niisugune sinu eest tehtud otsus või selline teadlik otsus selleks, et ise ennast paremini ära elatada või ka lihtsalt niisugune huvist, hobist välja kasvanud idee. Igatepidi tundub täitsa tehtav. Aga loomulikult üks asi, mis kõikidele messil kohal olevatele kogukondadele ikkagi on võib-olla kõige olulisem märksõna on see, et kogukond koosneb inimestest. Needsamad inimesed on need, kes mängivad rolli selles ettevõttes. Nad on seal kas töötajad, toetajad, tarbijad. Kogukonnas on kõik liikmed tegelikult ettevõttega ju seotud. Et individualistina väga kaugele ühes väikses maakogukonnas ei jõua. Aga mina ütlen teile aitäh arutlemast ja annan teile võimaluse oma niisuguse kaasavõtmiseks, ühe mõtte välja ütlemiseks, et mis on teie jaoks, kui te mõtlete teie maapiirkonnas tegeleva ettevõtjana, mis on see teie sihuke mõte, millega te siit arutelult ära lähte? No mõte on see, et ikka kõik oleme ühesugused, jõudnud oma teeni erinevaid radu pidi, aga me tunneme ikka suheldes nagu praegu, et me oleme sarnased ja erinevad. Kui tal on niisugune hea muie näol, mis mõttega sina tänasest sellest arutelust ära lähed? Mina mõtlen just niipidi, et oleme maal või linnas ja kui me oleme väikeettevõtjad, siis tegelikult me saame hakkama. Et ei ole tähtis see asukoht, kuivõrd tahtmine teha, tahtmine olla, elad sa siin või seal, see ei oma suurt tähtsust. Väga hea mõte. Mina selle jätan küll endale kuskile niimoodi kuklasse istuma. Mul sellist mingit väga sügavmõttelist lahkumise lauset praegu ei ole. Mul hakkas süda kohe peksma, et see on ainult üks lause, millega ma praegu oma filosoofia siin kõigile ette pean kandma, aga ma lähen siis natuke klantsimat teed. Ma lihtsalt ütlen, et ma olen väga-väga rahul selle, see nüüd ei olnud valik, et ma lähen Hiiumaale,
aga ma olen väga rahul sellega, et ma olen just Hiiumaal ja ma ei oskaks oma elu praegu muud moodi ette kujutada ja ma ei vahetaks seda mitte millegi vastu. Nii et kellele tundub siin midagi huvitavat, siis tulge ikka Hiiumaale. Ja Saaremaale. Ja Mulgimaale. Täpselt. Kokkuvõttes aitäh teile. Teie siukseid lugusid, ma arvan, tõesti tasub jagada, tasub, nii nagu te ise ütlesite, teda eeskuju läbi motiveerida inimesi, sest kõik on tehtav. Ükskõik, kas oled maal või linnas, aitäh Guido selle väljaütlemisest. Ettevõtlusega, kui sul on idee, kui sul on mingi mõte, proovi julgelt ja tee teoks. Selle käigus võid väga palju õppida, nii iseennast tundma, võid avastada endas iseloomujooni, mida sa võib-olla ei teadnudki endal enne olevat. Et elu ju õpetab. Aitäh teile. Mina saan küll sellest arutelust igal juhul selle, et ettevõtlusega maal võib tegeleda.